Tere hommikust, head müükarid üle kogu Eesti ja ka naaberriikides, kes peavad välislähetuses tööd tegema. 3. nädal käima läinud, 43. müügiminutid eetris. Hea eelmine nädal jälle vahele, uskumatu. No, mõtlesin küll, et teen iga nädal nüüd, hoian ennast järje peal, aga nii meil selle järje peal hoidmisega on, et näed, tulevad jälle asjad ette ja üks nädal on märkamatult vahelt läinud. Igal juhul. Tänane teema. Okei, ma juhatan tänase teema hoopis kaugemalt sisse. Päris paljud kliendi esindajad on mult küsinud, et Urmas, kas sa ka oskad aimata, kui halvad võivad kliendid olla. Sõna otseses mõttes käitumuslikult halvad. Ja selle peale ma alati vastan, et ma oskan väga hästi aimata ja ma olen ise kogenud ja ma olen ise igasuguseid olukordasid näinud. Nii et ma tean väga täpselt, millest te räägite. Kuidas inimesed võivad käituda. Ja mõtlesin, kuidas ma seda teemat lahti seletan. Ja mul on tegelikult väga hea paralleel, kuidas sellest rääkida. Nimelt, mul on selline äge hobi, et ma olen pildistamisega tegelenud, fotograafiaga tegelenud pikalt ja ma käin igasuguseid ettevõtete tänutäheüritusi, jõulupidusid, uusaastapidusid, suvepäevi pildistamas. Ja ma näen nendel üritustel väga palju erinevat rahvast. Ja ma mõtlesingi, et mul on kõige lihtsam seletada kliendi olemust lahti niimoodi. Võtame näiteks valimiks, mis on suhteliselt tõenäoline valim, tegelikult on see mul kindlasti suurem. Võtame 10 000 inimest, kes on mul erinevatel üritustel fotoseina äärest läbi käinud. Ja jätame nendest inimestest välja need inimesed, kes on alkoholijoobes ja kes lihtsalt ei oska käituda. Ja nüüd jagunevad inimesed, ehk siis minu jaoks kliendid, 3 gruppi. Esimene grupp ja kõige suurem grupp, peaaegu kõik, on need, kelle vaateväljast on mina olen okei ja sina oled okei. Ehk siis minul on iseendaga hästi ja maailmas on ka kõik hästi. See on esimene ja kõige suurem grupp. Neid, keda te ka klientidena tihti igapäevaselt näete, need on need inimesed, kellega on lihtne ja hea suhelda. Sest neil on endaga kõik okei ja neil on sinuga ka kõik okei. Nüüd, millest ma täna tahan rääkida, on 2 erinevat gruppi nendest, sellest põhituumikust. Ja järgmisena võtaksin ma sellise grupi, kes nimetavad, et minul on okei, aga sinul ei ole okei. Me võime neid nimetada egoistideks, enesekeskseteks inimesteks. Ma ei tea, panna neile mis iganes nimesid, aga nende inimeste käitumises väljendub see, et nemad on sinust paremad. Ja nad ei jäta seda kindlasti nagu välja, ütlemata, näitamata. Ja mina fotoseina ääres näen selliseid inimesi, neid on küll vähe, aga neid on alati ettevõttes olemas. Ehk siis igal võimalusel sulle selgeks teha, et mina olen sinust parem. Nüüd kõige keerulisem ja need on see 3. grupp on kõige keerulisem grupp, kellest kliendid just mulle näited toovad. Ja need on inimesed, kes ütlevad, et mul ei ole okei ja sina ei ole ka okei. See on kõige raskem grupp. Ja nüüd, kui sa mõtled, need on need inimesed, kes su emotsioone riivavad ja riivavad müügitöös kõige teravamalt ja tahtsin öelda, situvad sulle hinge, aga põhimõtteliselt mõte jääb samaks. Nüüd, kui te mõtlete korraks sammu tagasi, mina ei ole okei ja sina ei ole okei, selle inimese sees on nii tugev ebakõla. Tal on enda kehas halb olla. Ta tunneb ennast halvasti. Ta elu on vussis. Ta suhted on vussis. Tal võib-olla ei ole sõpru. Ta võib isegi olla väga kõrgel hierarhilisel positsioonil. Ta võib olla ettevõtte juht, võib olla ettevõtte omanik. Ta võib olla ükskõik milline kõrge positsioon, aga tal ei ole iseendaga okei. Ja nüüd, kui sa mõtled, et selline inimene on see tilk tõrva meepotis, kes rikub sinu päeva ära. Ja kui sa mõtled nüüd edasi, kas sa saad sinna midagi teha, siis sa ei saa. Sa ei saa seda inimest aidata nii selles, kuidas tema ennast enda kehas tunneb. Ainult tema saab ennast aidata. Kui ta seda ei tee või kui ta seda ei mõista, siis ta pritsib inimeste vahel sarkasmi. Ta on ebameeldiv, ta on selline toores, vastik, üleolev. Ta tahab, et sul oleks sama paha, kui tal on. Ja sa ei saa sinna mitte midagi teha. Seda lihtsalt, kuna mina olen viimased pool aastat inimesi vaadelnud ja nii äge on inimesi vaadelda. Reaalselt vaatad, kuidas inimesed käituvad. Ja mida sina teha saad müügiprotsessis? Sa saad olla avatud. Sa pakud oma toodet või teenust, sa oled sõbralik ja avatud. Ja kui inimene tuleb teistmoodi vastu, kui ta on egokeskne, mina olen okei, sina ei ole okei, jumal hoidku, läheb mööda.
aga kui ta on see kõige väiksem ja kõige ebameeldivam nišš meie kogukonnast meie ümber, ehk siis tal ei ole okei ja ta arvab, et ühiskond ja maailm ja inimesed tema ümber ka ei ole okei, siis sa lihtsalt saa sellest aru, et sa ei saa sinna mitte midagi teha. Sa saad teda lihtsalt vaadelda. Sa saad vaadata teda ja tunda talle võib-olla kaasa. Mõelda, pagan, mul on sust kahju, aga ma ei saa sinu jaoks mitte midagi teha. Ma saan sulle ainult pakkuda välja oma toote-teenuse. Selline see on, võta või jäta ja leia oma alge, kuidas iseendaga paremasse suhtesse saada. On olemas ka 4. grupp. 4. grupp on see, et mina ei ole okei, aga sina oled okei. Aga seda 4. gruppi sa ei taju ära, sest et nagu me teame, Eesti on introvertide kaitseala ja introvertsus ja kerge alaväärsuskompleks väljenduvad suhteliselt sarnaselt. Ehk siis sa ei loe sellest inimesest välja. Kas ta lihtsalt on nii tagasihoidlik, et ta ei taha midagi öelda või ta on endasse tõmbunud rohkem, mis on täiesti okei. Või ta tunneb seda, et tema ei ole okei, aga sina oled nagu müüjana okei. Seega, mis mu tänaste müügiminutite mõte on? Katsu oma elu elada nii või tegele iseendaga nii, et sina oleksid okei ja teine inimene ehk müüja oleks okei või klient oleks okei. Vahet ei ole, millises rollis sa oled. Et mõlemad pooled oleks okei, sest siis sul on mõnus elada. Sul on hea müüa, sul on hea inimestega rääkida ja kui keegi käitub suga niimoodi, ehk siis ta situb sulle sügavalt hinge, siis proovi talle lihtsalt kaasa tunda, sest tal ei ole iseendaga okei olla. See ongi minu tänane pisikene mõte. Täna hommikul oli hästi äge harjumuse seminar, ehk siis sellest sarjast esimene Indrek Põldveega. Kartsime, et tuleb väiksem grupp kokku, tuli üle 10 inimese kokku, kõigil oli äge, mõtted sai vahetatud ja esimene harjumuse juurutajate grupp läks liikvele. Me kindlasti teeme seda seminari taas ja see hakkab toimuma regulaarsusega. Igal juhul ma olen väga õnnelik esimese seminari toimumise üle. Jälgi meie infovoogu, müü heas tundes, ole sina okei ja olgu maailm sinu ümber okei. Tšao!